tere sportlased, treenerid, koostööpartnerid ja kõik meie toetajad. Lõppenud aasta on olnud erakordne ning esitanud meile mitmeid suuri väljakutseid. Aga lõppkokkuvõttes oleme me sellest võitnud ju kõik. Miks? Sellepärast, et me oleme õppinud väärtustama liikumist, me oleme õppinud tähele panema oma lähedasi ja väärtustama seda, et veeta aega oma lähedaste ja sõpradega ning mis kõige tähtsam, me oleme õppinud seda, et kõige tähtsam meie elus on tervis. Liikumine, lähedased ja tervis, need on komponendid, mis on väga tugevaks alustalaks meie igapäevaelu toimingutes. Mulle teeb siiralt rõõmu see, et me oleme olnud loovad ning on leitud nii palju huvitavaid võimalusi oma igapäevaeluga toimetulekuks, aga ka spordi tegemiseks. Sarnaselt käesolevale 20. aastale saab eriline olema ka 21. aasta, sest loodetavasti saavad toimuma 3 mängud, olümpiamängud, paraolümpiamängud ja kurtide olümpia. Hoidkem pöialt ning elagem kaasa kõigile neile, kes teevad igal päev väga rasket ja järjepidevat tööd selle nimel, et Eesti riiki esindada kõikidel nendel mängudel võimalikult hästi ning loodetavasti saavutades ka säravaid tulemusi. Tänavune aasta on Eesti Paralümpiakomitee 30. tegutsemisaasta. Tuleva aasta 25. aprillil peame me oma 30. sünnipäeva. Nii palju uusi väljakutseid, nii palju oli vaja mõelda, kuidas sellises olukorras edasi tegutseda, kuidas hoida sportlaste motivatsiooni, kuidas üldse korraldada treeninguid. Tean, et paljud leidsid uusi ja põnevaid väljakutseid, kuidas sellega hakkama saada. Paralümpiakomitees tulid lauale uued teemad, mis võistlusvaesel ajal oli võimalik ette võtta ja ära lahendada. Suutsime teha omale uue põhikirja. Lõppjärgus on uue logo teema ja kokkupanemine. Koolitused, meie haridussüsteemi sisenemine, et tuua lähemale meie ühiskonnas sellised mõisted nagu parasport, paraolümpia liikumine, puuetega inimeste sport üleüldse. Seda mõtlemist ja teadmist tuleb viia juba lapsest peale meie inimesteni, et me sellega harjuksime ja võtaksime seda kui täiesti tavapärast nähtust. Rahvusvahelised suhted läksid sel aastal kuidagi lähedasemaks. Tõenäoliselt aitas siin kaasa tihedam suhtlemine üle videosildade. Kui muidu kohtume kord aastas, siis nüüd on pea iga kuu mingi koosolek rahvusvahelisel tasandil ja see on toonud arusaamist, mõistmist. Sellel aastal me ei vari parimaid, sest sellel aastal oleme me olnud kõik parimad. Kuidas meil on võimalik tänavu tuua välja parimat, kui meil ei ole olnud praktiliselt ühtegi õiget starti võistlustel? Ja tänavuse aasta kangelased on kõik sportlased ja treenerid, kes on suutnud endas säilitada motivatsiooni, vaatavad ette tulevikku ja suudavad keskenduda loodetavasti eelseisvatele võistlustele ja startidele. Kõik on parimad sel aastal. Kui oli eriolukord koroona ajal meil, siis ma mõtlesin, et kus ma saaksin treeni teha, et staadionid olid kinni ja hallid olid kinni, siis mõtlesin, et lähen siis käin teen metsas hoopis treeninguid. Seal oli tõesti rahulik, seal oli suhteliselt inimtühi, sain praktiliselt üksi trenni teha. See andis mulle teadmise, et kui vahendid puuduvad, et kuidas olla loov, et midagi sinna asemele mõelda. Näiteks mul ei olnud tõkkeid ju kuskilt võtta, siis võtsime nagu nii-öelda pargijõusaali vahendid kasutasin siis metsas. Võtsime kummiharjutusi käsile, pallid võtsime treeningutesse kasutusele. 2021. aastal on tulemas väga-väga oluline võistlus.
See on kurtide olümpia. Brasiilias toimub see ja ma valmistan ette selleks. Minu eesmärk on 400 meetri jooks ja 110 meetri tõkkejooks, et mõlemad ma peaksin normi täitma. Suvisel ajal pooltel võistlustel oli võimalik ikkagi käia ja läbi viia neid. Käisime ka kuuljate hulgas võistlustel, näiteks Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel käisime, aga muidugi ainult kergejõustiku teemal oli siis. Lisaks veel Eesti paravõistlustel, parameistrivõistlused olid, suveised ja talvised. Sellel perioodil ma sain väga palju kogemusi, saime seda, et kuidas ikkagi ette valmistada ja trenni teha ja kuidas seda läbi viia. Et nii treeningud ja võistlused on ju, et millises vormis neid asju kõike teha. Suvisel ajal sai läbi viidud 5 erinevat treeninglaagrit. Kurgjärvel olime, Otepääl, Jõulumäel, Tallinnas. Õnneks saime neid teha. No mida head, nagu see kõik see, nagu see emaili teel suhtlust, igapäevane suhtlust pidi olema, et kuidas ma muidugi ennast pidin ka väljendama, et ma arvan, et õpilastel see samamoodi ka sõnavara võib-olla suurenes. Tavaliselt treeningutel me ikka alati ju viipleme, ainult viipekeeles suhtleme ju, aga nüüd oli vaja ikkagi ka kirjakeelt kasutada, mis on selle sportlastele võõras, aga said teadmisi juurde, ma arvan. Järgmisel aastal detsembrikuus viiakse läbi võistlused Brasiilias. Seal toimub väga suur kurtide jaoks oluline üritus, see on 24. kurtide olümpia. Ja samuti veel on Eesti kurtide spordiliidul on tulemas juubel järgmine aasta, 30. juubel. See on ka tähtis ju, sest hoida meid kõiki siin tervena ja... Et üldiselt, kuidas möödus aasta 2020, pole veel möödunud, aga kui me võtame algusest, siis kõige olulisem võistlus meie jaoks oli siis MM, mis oli aasta alguses. Eesmärk oli jääda A-gruppi, sellega me kahjuks hakkama küll ei saanud, aga positiivne selle asjas on ikkagi see, et me saime 3 punkti sealt ikkagi kätte ja sellega on meil kokku 8 paralümpiapunkti, millega on meil lootust saada olümpiale. Siis tuli koroona ja asjad muutusid. Kahjuks võistlustel enam käia ei saanud, et teha nagu trenni ratastoolitiimidega üle maailma ja sellepärast tegime võistlust ainult siin, aga võistelda saime siis tavasportlastega siin nagu ka võistlustele, et oleme teinud 2-3 võistlust tavasportlastega koos. Et selles suhtes ta ikkagi hoopis teistsugune aasta on, kui eelmised aastad on olnud. Võib-olla see väike paus ja see sunnitud paus on andnud meile nagu sellise mõtlemise aja ka, et me nagu tulime siis, kui me hakkasime mängima ja väga kiiresti hakkasime nagu paremaks minema ja need ootused läksid väga-väga kõrgeks juba meil enda suhtes ja ka tegelikult ka teistel ka mingil määral. Ja selle pausiga seotud, ütleme, selline rahunemise aeg on toonud ka selliseid häid asju, et meil on nüüd uus treener, kellega me küll alles, ütleme siis, kompame üksteist ja saame üksteist tundma, aga sellegi poolest oleme saanud siin ikkagi nüüd teha teoreetilisi selliseid asju, mida me nagu varem nii süvenenult ei teinud, et teooriat küll oleme ka varem niimoodi õppinud, aga sellisel kujul tema, ütleme siis, juhendamise käe all pole teinud ja ma arvan, et sellest on kindlasti kasu. Et eks näis, kuidas meie koostöö nagu laabub, aga hetkel mul on nagu
küll usk, ütleme siis uude treenerisse. Kogu meeskond on rohkem hakanud kogu mängupildist rohkem aru saama, ühesõnaga, et mis me seal jää peal nagu algusest lõpuni teeme, et mitte ei ole ainult, ütleme siis kapteni rida, ütleme siis niimoodi kõiki asju välja mõelda, et kuidas me nagu viskele lähme ja mida me teeme, vaid ühesõnaga meeskond on mängupildis rohkem sees, mul tundub niimoodi. No põhiootus on ikka see, et me saaksime tagasi A-gruppi, ühesõnaga, see on nagu meie kõige suurem eesmärk, et B-grupis jõuda siis esikolmikusse. See nagu tagab meile A-grupi koha, mis juba iseenesest peaks juba kindlustama ka kindlasti paralümpia koha ka. No Eesti Innospordiliidule ja nii nagu kõigile, ma arvan, mitte ainuüksi Eesti inimestele, vaid maailma inimestele loomulikult oli see aasta väga keeruline. Et kuigi meie jaoks oli tegemist väga piduliku aastaga, et Eesti Innospordiliit tähistas oma 30. sünnipäeva, saime 30-aastaseks Elva legendaarses laagrisse, sõime suurt torti ja tähistasime seda. Aga muidugi, kui vaadata nii-öelda sportlikku poolt, siis suurem osa võistlusi jäi ju tegelikult ära ja sportlased pidid iseseisvalt treenima. Et see oli loomulikult miinuspool ja kui me vaatame ka seda, et 30 aasta jooksul esmakordselt ei valinud me ei aasta sportlast ega aasta treenerit, ehk see tegelikult näitab, et ikkagi väga keeruline aasta oli. Aga mis oli väga positiivne oli see, et kõik meie toetajad ja sponsorid jäid meile alles, et ma arvan, et see on igal juhul märk, et me saame siit ainult tugevamana edasi minna. Kogu see treeningprotsess oli kindlasti uus, et kuidas seda läbi viia ja teiselt poolt ka me alaliidus saime väga mitmeid selliseid asju läbi arutada, mida muidu oli väga kiire, et kunagi olnud aega, siis seekord oli inimestel aega rohkem mõelda, kuidas võistlusi korraldada, mida teha Elva laagrist teisiti, ehk meie sellised organisatsiooni väikeseks sisemiseks arenguks oli kindlasti selle võrra aega rohkem. Kindlasti see treeningprotsessi ümbervaatamine ja inimeste enda motiveerimine, et ka sellisel raskel hetkel, et keegi ei viskaks nii-öelda püssi põõsasse ja ei loobuks spordi tegemist. Et see oli kindlasti see kogemus, mis tuleb kaasa võtta ja uuel aastal uue hooga. Loomulikult nagu kõigil teistel, et pöidlad pihku, et see jama ükskord lõppeks, et saaks tagasi sportlased võistlusradadele ja minna, panna ennast proovile, kuidas on treenitusega läinud, et kas on arenetud ja mitte, ja et ma arvan, et see on meie organisatsiooni jaoks ikkagi peamine eesmärk, et inimesed liigutaksid, tunneksid elust rõõmu ja teeksid sporti. Toyotal globaalselt on partnerlus nii olümpia kui paralümpiaga ja seda siis alates 2018 Pyeongchangist juba ja 8 aastaks. Ja selle globaalse mobiilsuspartnerluse käigus hakkasime mega otsima nii-öelda kohalikke võimalusi teha partnerlust nii Eesti Olümpiakomiteega kui ka Paralümpiakomiteega. Ja siis me leidsimegi väga toredad inimesed Paralümpiakomiteest, kellega meil siis väga hea koostöö kestab juba tänaseni. Ja 2018 tuli tegelikult Toyotaga globaalselt välja ühe sellise kampaaniaga, mille nimi on Start Your Impossible. Ja see oli väga huvitav kampaania, kus siis erinevad sportlased rääkisid oma lugusid, kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad täna on, maailma tipud. Ja sellega seoses tekkis meil ka mõte, et äkki on ka Eestis neid lugusid paralümpiasportlastel, et kuidas nad on jõudnud nii kaugele ja kuidas nad üldse elavad. Ja ma arvan, et läbi selle koostöö me oleme avastanud tohutult palju toredaid inimesi ja toredaid lugusid ja mida meil on väga hea meel olnud siis nii-öelda omalt poolt veidi kaasa aidata ja toetada. Ma nüüd väga palju ette ära rääkida ei tahaks, aga meil on ka 2 väga toreda Eesti, väga motiveeriva ja positiivse Eesti parasportlasega tulemas sellised lood Start Your Impossible'i võtmes, kus siis ma usun, et me saame natuke rohkem teada nii Matsist kui Susannast ja kuidas nemad igapäevaselt nii-öelda vaatavad spordile ja oma elule ja kuidas nad on saavutanud selle, mida nad täna on saavutanud. Jah, et kui me oma koostööd alustasime, siis loomulikult üritasime me mõelda, et okei, kuidas siis meie saame paralümpiale toeks ja kasuks olla. Ja ilmselt oleks olnud võimalus mõne sõiduautoga toetada paralümpiat, aga rääkides toredate paralümpia inimestega saime aru, et meie kõige parem tugi oleks kogu komiteele
just sellise sõiduvahendiga, mis saaks täiesti erinevaid sportlasi viia erinevatele võistlustele või treeningutele või mis iganes nad siis parasjagu teevad. Ja sellepärast ma arvan, et see buss, mis on ka pisut nüüd ümber ehitatud, kohandatud just paralümpia vajadustele, oli nagu kõige mõistlikum viis toetada paralümpiakomiteed ja sellest saavad osa nagu kõige laiem valdkond erinevaid sportlasid just. Et mõlemal tuli see Helsingi maratonilt aastaid vist 2015. Et siis me veel üksteist ei tundnud, aga mõlemad jooksime seal ja siis mõlemal oli sarnane kogemus, kuidas üks pime koos saatjaga mööda jooksis ja siis sellega siis torkas väga silma ja siis see jäi nagu arenema. Kuna ma olin ise juba puuetega inimestega natuke kokku puutunud, siis mul oli paar sihukest head kontakti ja ma leidsin Jakobi, kes oli kohe esimesest lausest nõus minuga jooksma hakkama. Ja siis me aasta aega jooksime, aga siis jäi meil soiku erinevatel põhjustel. Ja siis kerides 5 aastat edasi tutvusime Ollega ja ühel pikemal jooksutrennil siis hakkasime rääkima sellistest oma ideedest ja mida tahaks veel nagu jooksumaastikul teha. Ja siis tuli välja, et see Helsingi lugu on meil täitsa üks ühele sarnane. Ja nii ta nagu veerema hakkas suht kiiresti siis. Ja, see esimene start oli hästi kiire oli, et oli põhimõtteliselt võib öelda ka enamuse nendest paaridest, kes nüüdseks jookseb, tulid ka kohe esimese hüüdmise peale ja korraga, et peale seda hakkas nagu see juurde tilkumine jäi tunduvalt aeglasemaks nagu, et saatjate leidmine on olnud väga kerge, et selleks me ise ei olegi nagu põhimõtteliselt võib öelda mitte midagi teinud, need on täitsa iseenesest tulevad nagu ja suurtes kogustes, et pigem on probleem, et neid on liiga palju, et ja neil ei ole midagi teha anda ja on natuke selline piinlik olukord, kuidas inimesed tahavad saata, aga ei ole kedagi saata lihtsalt, et siis ise olemegi hoidunud neid juurde otsimast üldse, et mitte inimestele lihtsalt asjatut lootust anda, et eelkõige tahaks ikkagi suurendada seda asja. Võistelda ja üleüldse nagu, et see eelkõige need nägemispuudega inimeste hulk, kes nagu meiega liituksid, võiks olla ikkagi palju suurem, nagu nad võiksid meid ikkagi kuidagi üles leida ja et julguse kokku võtta ja et tulla, et mitte peljata seda sõna jooksmine võib-olla isegi, et paljud võivad ka kõndida ja nii edasi, ja noh, kui siin see koroona olukord paraneb, nagu siis saab ka hakata võib-olla mingisugused selliseid ühistrenne tegema ja mingeid kogunemisi ja võistlustel käimisi ja selliseid asju, et jah, sihukest jooksugrupi moodi asja moodustama rohkem. Siis peale hakkamist võib-olla, et saada üle oma sellest pelgusest, et välja tulla ja et võib-olla lihtsalt proovida. Jah, et ei peagi isegi ju tegelikult selleks, et meiega ühendustud, see ei tähenda, et peabki ennast ju elu lõpuni siduma sellega, et võib ka lihtsalt tulla ja proovida, et lepimegi kokku, et käibki korra 2 proovimas ja kui ei meeldi, siis ei meeldi. Ja siia on ikkagi, ma ütleks, et 99,9% tagasisidet on nagu väga positiivne, inimesed on tõesti õnnelikud ja see muudab nii siis selle saatja kui ka nagu saadetava elu ja maailmapilti ikkagi palju. Eriolukord õpetas mind natuke kannatlikumaks olema, ootasin olümpiat ja suuri võistluseid väga, kahjuks neid ei tulnud, aga tänu sellele või siis selle tõttu sain ma rohkem ja kauem ja paremini trenni teha ja tugevamaks minna. Eriolukord ei muutnud minu jaoks treenimist väga oluliselt, et kui alguses ujulad lukku läksid märtsis-aprillis, siis sain ma õnneks treenida terve siis eriolukorra vältel Audentes ujulas. Kõik trennid said tehtud, väga korralikud. Raske on öelda, kas ma olen rohkem valmis või mitte. Mingit pidi kindlasti ma olen treenida saanud palju rohkem, palju kvaliteetsemalt. Minu treenitavus on kindlasti parem, kui ta nüüd aasta aega tagasi oli.
aga see-eest ülioluline on ka võistluskogemus, võistlustel käimine ja see osa on pigem läinud kehvemaks nüüd selle aastaga. Ma nüüd olen aasta aega treeninud uues klubis ja uue treeneriga. Ma arvan, et see eriolukord ja võistluste ärajäämine on selles suhtes tulnud pigem kasuks, et ma olen õppinud oma treenerit tundma, Kaire on õppinud mind tundma, oleme vaikselt tasapisi jõudnud nende õigete trennideni ja me teame täpselt, mis mõjub mulle kuidas ja nii edasi. Et treeningute tase on ka vaikselt nüüd aasta jooksul tõusnud ja praegu ma olen päris rahul sellega, kus ma jõudnud olen. Mu lootused järgmiseks aastaks on see, et lõpuks ikkagi mingid võistlused tulevad ja saab sinna minna ka kohale. Loodetavasti suudan oma selle treenitavuse siis nendel võistlustel välja tuua ja näidata heade tulemustega. 2020. aasta jooksul oleme ette valmistanud ühte väga toredat rahvusvahelise paralümpiakomitee poolt kokku pandud üldhariduskoolidele mõeldud programmi, mille nimi on I'm Possible. See projekt sai alguse 2017. aastal Sotšis. I'm Possible programmi materjal sisaldab endas 15 koolitunni jagu materjali ja see terve pakett sisaldab erinevate liikumistundide ülesehitust, tunnikavasid, viktoriine, küsitlusi, PowerPointe, videosid, kõike selliseid lapsi hästi kaasa haaravaid ja sütitavaid tegevusi. Ehk siis näiteks, kuidas täitsa tavakooli õpilastele õpetada pimedate jalgpalli, mis asi on boccia, kuidas õpetada nendele istevõrkpalli ja läbi selle lapsed saavad teadmisi juurde, et kõik ei pruugi olla alati samasugused inimesed, vaid et kui nende kaaslane on näiteks ratastoolis või ta ei näe nii hästi kui tema, siis see on täiesti okei ka temaga koos sporti teha. 2020. aastal algatasime ka koostöös Tallinna Ülikooliga sellise pilootprojekti nagu erivajadustega inimeste liikumisharrastus. See tund või loengusari tegelikult oli juba olemas, aga sel aastal esimest korda siis liitus Paralümpiakomitee nii-öelda praktilise külje pealt, ehk siis me viisime üliõpilastele läbi praktilisi parasporditunde, kus me tutvustasime nendele erinevaid paraspordialasid ja üliõpilased said reaalselt proovida, mis tunne on teha parasporti. Et mul on hea meel, et me suutsime sellele kursusele edasi anda seda julgust vastu võtta puudega laps oma treeningtundi või kehalise kasvatuse tundi. Kuigi 2020. aasta jooksul me oleme pidanud palju võistlusi ära jätma olude sunnil, siis me oleme ikkagi leidnud võimaluse, kuidas parasporti näidata, tutvustada, rohkem pildile tuua, siis näiteks suvel me käisime Eesti kehalise kasvatuse õpetajate suveseminaril parasporti tutvustamas, taaskord jälle hästi praktilisel moel, et minu arvates paraspordi tutvustamine ongi praktilisel viisil tunda saamise moel kõige parem viis. Et kuidas siis näiteks täiesti terve igapäev tavainimene saab aru, mis tunne on parasport ja mis asi see üldse on. See oli hästi hea sisend meile
millega edaspidi hakata tööle, et ka meie kehalise õpetajad ja treenerid saaksid rohkem infot, tuleks rohkem koolitusi neile, et nad ei peaks kartma seda, kui nende grupiga tahab liituda puudega laps näiteks. 2020. aastal oli meil suur rõõm osaleda ka olümpiapäeval. Oli hästi tore näha seda, et meie telgi ümber oli suur hulk huvilisi, nii lapsi kui täiskasvanuid, kes said proovida siis sõita käsirattaga. Nad said proovida siis vaegnägijate ja pimedatele suunatud jooksu siis võimalust ehk siis saatjaga jooksmist. Helipall oli meil tutvustamiseks, et järjest rohkem see parasport kerkib ka esile ja nähakse, et parasport on midagi sellist, mis ongi uus normaalsus ka, et me ei pea mõtlema, et see on mingisugune eriline nišitoode kusagil, et kui me räägime spordist, siis parasport on selle loomulik osa. Aasta 2020 oli kindlasti väga väljakutsuv, keeruline. Kui mõelda just tippsporti, siis see pidi olema meil olümpia-aasta. Kõik pidi toimuma plaanipäraselt kuni märtsikuuni, kus siis tehti otsus, et olümpia lükkub aastaks edasi. See oli väga väljakutsuv aeg, selles suhtes, et mitte keegi ei oodanud seda, et selline otsus tehakse. Mingis mõttes osadele sportlastele see võis olla isegi sobiv, teistel lükkus jällegi täiesti plaanid sassi. Et ütleme nii, et see situatsioon oli küllaltki keeruline. Kui ma võtan seda oma vaatevinklist, siis ütleme nii, et meie olime selles kohas, kus me juba hakkasime tellima lennupileteid. Et põhimõtteliselt viimase siis ettevalmistuse juures. Ja peale seda otsust siis katkestati kõik asjad ja siirdusime uuesti samale teele. Eriolukorras ma usun, et meie tippsportlastel, olümpiakandidaatidel läks suhteliselt hästi. Siinkohal kindlasti peab tänama Kultuuriministeeriumit ja EOK-d, kellega koostöös saime luua võimalused meie tippudel treenida eriolukorra aeg. Et mitte väga paljud riigid ei suutnud seda korraldada ja ma usun, et me leidsime küllaltki hea lahenduse sellele asjale. Et ühelgi sportlasel minu teada olevalt ei jäänud midagi tegemata eriolukorras, mis on väga positiivne ja kindlasti sportlased ise ka olid innovatiivsed, kuidas treenida, mida treenida ja jõudsid ka kindlasti uutele väljakutsetele ja ma usun, et mitte kellelegi ei jäänud eriliselt midagi tegemata seoses eriolukorraga. Siinkohal tuleb väga kiita sportlasi, treenereid ja kõike abipersonali, kes kindlasti aitasid sellele väga kaasa ja toetasid sportlasi ja omalt poolt nii palju kui võimalik, sest et ilmselgelt see aeg nende jaoks oli, ma usun, kõige raskem. Ma loodan ja tõesti usun, et järgmine hooaeg siis koroona meil taandub ja meil tuleb väga sisutihe ja huvitav hooaeg. Soovin kõigile häid trenne ja palju võistlusi ja olümpiamedaleid uueks aastaks. Ma soovin teile
et mitte jääda koju istuma, et ma tahaks, et minge välja õue jalutama kas või tehke natukenegi trenni või jookskegi, ükskõik midagi tehke väljas. Ja soovitan teile ka veel, et asjatuid kontakte mitte inimestega teha. Ja igaks jooks kandke muidugi maske ka. Vaktsiin toimiks ja koroona läheks ära. Ma arvan, see oleks kõige parem soov. Ja siis saaks uuesti jälle võistlustel hakkab käima, see on kõige olulisem. Midagi teha. Sportlase jaoks on see nagu väga oluline. Mina võib-olla sooviks sellist koos liikumist, et oma pere lähedastega, et tulla õue ja loodusesse ja nautida lihtsalt seda külma ilma. Jah, et vahest võib-olla mõnedele võib-olla see välja minemine ja loodusse minemine natuke sellisest mugavustsoonist välja minemine, aga et see on kindlasti asi, mis tasub selle esimese mugavustsoonist väljamineku ära teha ja et see kindlasti saab pärast uueks mugavustsooniks. Ilusat vana aasta lõppu kõigile! Mina soovin kõigile uueks aastaks seda sära ja rõõmu, et unustame selle, mis on olnud ära. Võtame sealt kaasa ainult head õppetunnid, et kõik need, kes suutsid sellel aastal trenni teha ja sporti teha ja jäid püsti ja suutsid optimismi säilitada, siis järgmine aasta on seda kõike hoopis kergem teha, kui sõber toetab, kui võistkonnakaaslane toetab, nii et lühidalt, et nagu öeldakse, et nii karastub teras. Tahaks soovida omalt poolt Paralümpiakomiteele ja kõikidele parasportlastele endiselt jõudu, indu pealehakkamist järgmisel aastal ja kindlasti sellist Tokyo ootamisärevust, et ma väga loodan, et me päris mitmeid meie parasportlasid ka Tokyo olümpiamängudel näeme ja mida meile on väga palju andnud paralümpiasportlased, on see selline positiivne mõttemaailm ja tahaks omalt poolt soovida, et jääge ikka positiivseks ja andke teistele oma rõõmu ja indu edasi, aitäh! Mulle väga meeldib see mõte, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, et ikkagi mõelda selle niimoodi positiivse peale, et mitte leida neid negatiivseid aspekte, vaid pigem see, et kui me ei saa, siis aga kuidas me saaksime? Soovin omalt poolt kõigile kannatlikkust, rahulikku meelt, ilusaid pühi ja parimaid tulemusi. Et ma usun, et me kõik oleme võimelised sellest raskest ajast õppima ja keerama selle enda kasuks. Ehk siis tulevikus realiseerime kõik need head viljad. Erilisel ajal sünnivad aga ka kindlasti väga erilised tulemused. Soovin kõigile südamest, et järgnev aasta tooks meile liikumisrõõmu ning nakataks spordipisikuga ka neid, kes võib-olla sellest siiamaani on puutumata jäänud. Ma soovin teile säravaid tulemusi järgneval aastal ning kui mitte kullasära, siis vähemalt aasta parimat tulemust.